Argipäev. Pildikesi Paunverest. Millal ilmub Tootsi pulma järg, on minult küsitud nii suusõnal kui kirjalikult. Ja kas üldse tuleb veel midagi Tootsist, on teised sinna juurde lisanud ja veel kolmandad, millest jutustab see järg sügisest, talvest või mõlemast korraga. Et ma selle küsimuse kohta veel isegi selguse pole jõudnud, siis vastasin umbes nii nagu see mees, kes küsimusele, missugune jumala ilmake on homme, kuulutas, homme sajab kas vihmakest või lumekest. Mu südame kallikesed, võib aga siiski olla, et ei saja seda ega teist, et on päris kena talveilmake, nagu seisab Tõnissoni kalendris. Nüüd aga, kus olen mõnda aega hoidnud käte vahel oma pead ja natuke mõtelnud, mis peaks õige peale hakkama niisuguste isikutega, nagu seda on seni olnud Joosep Toots ja kõik see auväärt kompanjong, siis olen tasa hiljukesi jõudnud järgmisele otsusele. Punkt 1. Sügist kirjutada on praegu liiga vara, sest liiga noored on veel kõik tegelased, kes seal tahaksid esineda. Teha neid aga vanemaks, kui nad tõepoolest on, see käib üle minu võimupiiri. Ka oleks veider ette tõtata asjade käigule. Punkt 2. Kirjutades sügist või talve ei tohiks ma milgi kombel hüpata üle hiigelsuurte sündmuste, mis nii raskelt surusid maid ja rahvaid. Tihti aga, kui kavatsesin kirjeldada raskeid aegu, tärkas muus alati kahtlus, kas jõuan seda teha pealiskaudseltki. Kas on küllalt selge mu vaade lähemalegi ümbruskonnale, peaasi, kas leian küllalt õiget tooni sellegi pisku edasiandmiseks, mis ehk oleks õige sisuliselt. Niisiis teie, mu sõbrad, ja ka teie, mu pahased naabrid, lubage, et võtan veel kord hoogu võimalikuks sügiseks talveks, otsekui võttis hoogu Võrumaa mees enne heinategu. Lubage, et kord püüan natuke jutustada meie tuttavate maa- ja linnategelaste argipäevast, sest muuseas on nad minu arust juba küllalt piller kaaritanud, pulmi pidanud ja vaevelnud nõnda nimetatud armuvalus. Muidugi pole raske taibata, et see, mis ütlesin praegu, on kaunis läbipaistev mask minu jõuetusele viia jalutuskäiku surnud punktilt. Aga midagi ometi pean ütlema. Katlemata on nii mõnigi Tootsi lugude lugeja pead raputanud ning endalt ja võib-olla ka teistelt küsinud, kuidas võib inimene nii palju kõnelda mitte millestki. Neile võin vastuseks kehitada ainult õlgu ja... Sample complete. Ready to continue?